Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! Käes on järjekordne teisipäev, kell on 8 minutit üle 1 ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Taas on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt. Tere üle pika aja, Andres! Tere! Kuidas on su vorm, kuidas on enesetunne? Täna on meil sinu abi tõesti väga vaja. Ei no, vorm on mul alati hea, et selles mõttes, et ma on alati triigitud korras ja ma arvan, et siin on teiega ja kuulajatega väga huvitav olla. Aga tänase saate teema juurde minnes, siis võib-olla peame enne ette hoiatama, et see on väga karm. Räägime nimelt alaealiste laste ja ka naiste vastu suunatud vägivallakuritegudest, sealhulgas seksuaalvägivallast. Ja meie tänaseks stuudiokülaliseks on Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd 11 aastat juhtinud Reimo Raivet, kes hiljuti selle ameti maha pani. Reimo Raivet, tere tulemast Krimiraadiosse ja suur tänu, et hoolimata väljateenitud pikast puhkusest leidsid aega tulla meie saatesse täna. Tere päevast ja aitäh kutsumast. Reimo, kui lubate, võtan järgmise küsimuse nii-öelda aluseks võrdlemisi värske uudise. Harju maakohus vahistas septembris prokuratuuri taotlusel 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse 2 alaealise vägistamiseks. Selleks kontrolliti vihjeid, kuulati üle tunnistajad, vaadati läbi linnakaamera salvestused, et teha kindlaks mehe liikumine. Samuti otsiti läbi kahtlustatava elukoht ja auto. Kui keerukas on ühe säärase tüübi kuritegude tõestamiseks piisavate tõendite kogumine? Ma arvan, et iga kurjategija tuvastamine on keeruline omamoodi, et vägistamine üldiselt on kuritegu, kus on 2 osapoolt ja väga tihti siis 2 täiesti erinevat juttu, mis juhtus. Aga meie töö ongi ju leida need tõendid ja esitleda neid kohtule viisil, kus kohus saab siis teha oma järeldused ja otsuse. No antud juhul üheks pooleks on lapsed ja sealt sageli ei ole nii lihtne see asi, et keegi tuleb oma jutuga politsei juurde, et see on, ma arvan, pisut keerulisem. Meil on väga head uurijad, oskan ma selle kohta lühidalt öelda, nii et uurijad on need, kes nende alaealistega siis suhtlevad ja tänu kelle professionaalsele tööle siis saadakse ka need isikulised tõendid, ehk siis need lasteütlused juhtunu kohta ja sinna juurde siis tõesti kõik muu palju tööd ja loodetavasti siis õiglane ja õige järeldus kõigist sellest kohtu poolt. Reimo Raivet, mida sellised tüübid, kui nad on kätte saadud, kui pisut üldisemaks tõmmata räägivad, kui tavapärane on võib-olla jutt sellest, et ma ei tea, lapsed ise tahtsid või tegelikult midagi ei juhtunudki, et tegu on hoopis laimu või kättemaksuga ja nii edasi, et mis need sellised põhilised jutud on, mis tulevad? Jaa, versioonid on ju juba paigas, et ühelt poolt üks osa võib-olla tõesti räägib sellest, et laps või noor inimene ise tahtis. Teiselt poolt loomulikult ka see, et mitte midagi ei olegi juhtunud ja kolmas selline väga lai praktika on siis see, et kui me räägime nüüd veidi vanematest või täiskasvanutest, siis on see, et kõik oli konsensuslik, ehk siis 2 osapoole vabatahtlik tahe seda kõike teha. Ja sellise jutu peale tavaliselt siis mis politseiametnik teeb või uurija, kes on kogenud ja kes on neid jutte kuulnud 100 ja kui mitte 1000. Ta ütleb, aitäh, et rääksid, aga räägime nüüd ikkagi asjast nii, nagu ta oli. Kahtlust, et olen õigus jääda ja anda omapoolseid ütlusi või neist keelduda, et meie lähtume seadusest ja hindame siis ikkagi kõiki tõendeid kogumina, et ega meie asi on ka objektiivselt hinnata, mis siis juhtus ja kuidas juhtus ja kas juhtus. Andres, kui on kuritegu, kus üheks nii-öelda kannatajaks on lapsed, kui keeruline on politseiametnikul siiski enda emotsioone vaos hoida? Oskad sa enda varasemast nii-öelda kogemusest meenutada? Ikka oskan. Eks neid sündmusi, millega on tulnud kokku puutuda 90-ndatel eriti, 90-ndate alguses, on ikka üks jagu.
aga ma julgen väita seda, et politseiametnik, kes väga vajub emotsioonide kütke selliste asjade menetlemisel, siis ta suuresti ei sobi selle tööle. See on küll arusaadav, me vaatame filme, kuuleme uudiseid, me näeme, et need teod on päris koledad, aga nüüd kujutage ette seda politseinikku, kes siis alates sündmuskohast või kannatanuga rääkimisest või palju hullemad, kõige hullemad asjad on tegelikult laste tapmised, eks ju. Sellel sündmuskohal kukub emotsioonide kütke, siis ta ei näe enam tõendeid, siis ta ei näe enam, ütleme, nagu see öeldakse, siis seda kogu tausta ja kokkuvõttes uurimine võib läbi kukkuda. Reimo, kuidas sellega on, kuidas seda sisemist tasakaalu hoida, et ühelt poolt sa ei saa vaadata juhtumit kui lihtsalt üht juhtumit, sa pead suutma nagu olukorda sisse elada, näha seda olukorda nii, nagu ta võis olla, teisalt pead sa ikkagi kõike seda tegema teatud distantsiga, et mitte ennast läbi kõrvetada ja just nimelt mitte liigsesse emotsiooni kukkuda. Ega ma olen Andresega nõus, et kõik ei saagi sellega hakkama ja ei peagi saama. Selles mõttes, et see töö ei sobi kõigile. See on nagu fakt ja tõesti sa pead suutma distantseeruda sellest valust ja ka vihast. Sul võib ju tekkida ka viha selle kurjategija vastu ja teha oma tööd ikkagi professionaalselt ja jätta need emotsioonid ka hilisemaks. Et sa ei saa, tegelikult sa ei saa ka nutta ju koos selle kannatanuga, sest selle võrra sa siis tegelikult sisuliselt võimendad ka kannatanu emotsioon ehk selle lapse emotsiooni, mis tähendab seda, et sa teed ka lapsel veel omakorda liiga juurde. Kusjuures on ka juhtumid, kus olukord ei ole nii täpselt, kui esialgu paistab, ehk et seal tulebki jääda väga kaineks ja olukorda hinnata nii, nagu ta on. Jaa, täiesti, et tuleb ette ka seda, kus õnneks ei olegi midagi juhtunud, mille üle meil on alati hea meel. Ehk siis me peame alati selle tõe nagu välja selgitama, et meil on olemas mingisugune lugu ja me peamegi seda lugu kontrollima. Andres, sa tahtsid? Ja ma tahtsin täiendada veel seda Reimo juttu, et see, mida meie Eesti politseis 90-ndate ütleme alguses vähem, aga keskel ja hiljem proovisime palju oma välismaa kolleegidelt üle võtta, on just see sama asi, erinevused, taktika, kuidas sa räägid kannatanuga, kuidas sa räägid alaealise kannatanuga, selle peale tuli oma tööpraktikaga teine asi, mis on täitsa teistsugune asi, mida inglise keeles nimetatakse interrogation, mis on tegelikult kahtlustatav ülekuulamine. Seal sa valid jälle teise taktika, näiteks mis sa ütlen, et kui Reimo siin ütles, et sa ei tohi tema kannatanuga koos nutta, siis minul on elus olnud meelega sundinud ennast selle olukorda, kus ma olen sarimõrvariga istunud meelega, läksin tema kambrisse, istusin tunde ja poetsin tema raske elu peale aga pisara, et ta lõpuks kõik oma elu ja see, kuidas jõudis sarimõrvarina üles tunnistas. Ja et tuleb valida ka taktika erineva ülekuulamise puhul erinevalt, et saavutada tulemus. No Reimo Raivet siin Raul saadete sissejuhatades tõi ühe selle viimase näite, kus ühte 30-aastast meest siis kahtlustatakse ikkagi mitme alaealise vägistamises ja neid otsinguid on tegelikult politseil veel olnud, kus ikkagi mitmeid nii-öelda mitme ohvriga tegelasi on, et kui tihti te olete tundnud, et võib-olla juhtum jääb ikkagi selliseks võib-olla poolikuks ja tõenditest lõpuni ei piisa, aga tegelikult sisetunne ütleb, et neid ohvreid võis rohkem olla, kuidas selliste tunnetega toime tulla? Kindlasti võib mingitel juhtudel jääda küsimus, et kas on veel keegi, keda me ei leidnud. Samas sa teed tööd sellega, mis sul on ja sa kogud neid tõendeid, mis sul on, et kui sa keskendud kogu aeg sellele, et kas midagi läks valesti, halvasti, siis me jõuame ikkagi Andres jutule tagasi, sa lihtsalt kõrvetad ennast läbi kogu aeg, kui sa kogu aeg ise endas kahtled, sa kogud need tõendid, mis sul on, sa mõtled selle peale ja mitte üksinda ei mõtle, see on meeskonnatöö, vaid meeskond mõtlebki selle peale, kust neid tõendeid saada, kust leida siis need ohvrid, kannatanud ja kui sa selle töö nagu oled kõik ära teinud, siis sa pead nagu möönma seda, et okei, ma tegin kõik endast võimalikku, ma leidsin nii palju ohvreid ja nüüd see asi läheb kohtusse, inimese üle mõistetakse õigust, mõistetakse ta süüdi, mõistetakse õigeks, lõpuks on kohus see, kes otsustab, kas ta on kurjategija või ei ole. Aga teeme siin väikese pausi, tõmbame hinge, joome vett ja rahuneme. Krimiraadio.
krimiraadio jätkub, stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, loomulikult on siin ka meie ekspert Andres Anvelt. Me tänaseks stuudiokülaliseks on legendaarne politseiametnik Reimo Raivet, kes viimased 11 aastat juhtis Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd, ent nädalapäevad tagasi pani ta selle raske ameti maha. Reimo Raivet, te olete öelnud, et seda on isegi paha välja öelda, aga 27-päevane laps on olnud kõige noorem ohver, keda Eestis on seksuaalselt väärkoheldud. No ainuüksi tõesti seda fakti on tavamõistusega väga raske seedida. Milline see uurimine oli, kuidas te sellele jälile saite ja mis aitas selle süüdlase tabada? Esmane info ei olnud üldse see, et nii väike laps võiks olla olnud ohver ja alustasime sellest, et sellel inimesel võiks olla siis lapspornot, küll vanemate laste siis lapspornot kui 27 päeva. Aga selle käigus tõesti jõudsime materjalini, mis üheselt tõendasid seda, et ta on oma last väärkohelnud ja kõige esimene väärkohtlemine siis oli siis, kui laps oli 27 päevane. Kas ma saan õigesti aru, et leidsite materjalid, seda oli ka siis tema poolt kuidagi seda väärkohtlemist jäädvustatud? Ma arvan, et raadiokuulajatel ei ole vaja võib-olla kuvada oma silmad, et halba materjali, nii et ma jääksin siin viisakaks ja ütleksin, et me leidsime tõendid, mis andsid aluse talle lõpuks see süüdistus prokuratuuri poolt esitada ja kohtul ka jõuda järelduseni, et ta on need kuriteod toime pannud. Ja jällegi tahaks väga teada, millisel kombel seda sorti inimene ennast õigustada püüab. Et see oli kõik jälle mingisugune juhus vastastikusel kokkuleppel, mis juttu sealt saab veel tulla või tundub ju nii veider see kõik. Nii väike laps loomulikult ei saa ju mingeid kokkuleppeid teha. Absoluutselt. Minu teada seal väga selliseid argumente ei olnudki, et lihtsalt nii oli ja see oli fakt. Antud juhul pole küll teada, et seal nüüd ema kuidagi oleks moel või teisel nõus olnud, aga te olete varasemates intervjuudes maininud, et ei ole sugugi nüüd olemata need juhtumid, kus abikaasad või naised on teadlikud siis oma mingi mehe imelikest ja võigastest tegudest, et nad on teadlikud, aga on pea kõrvale pööranud, nagu öeldakse. On see nii? Jah, eks siin on jällegi mitu nagu taset, et üks neist on siis see, kus konkreetselt teatakse, ja neid on õnneks mitte liiga palju, aga kahjuks jällegi liiga palju selles mõttes, et juba üks on liiga palju. Mis on võib-olla tavapärasem on see, et isegi kui laps on üritanud midagi rääkida, siis on sellelt teo toimepanijalt küsitud, ja siis me jõuame jällegi selleni, et kui veenvalt oskab rääkida üks täiskasvanud inimene, kellel on võib-olla ka palju kaalul, versus siis näiteks väike laps, kes oskab väga lühidalt midagi seletada, kirjeldada. Ja nüüd on siis selle lapsevanema enda otsustada, et kas ta pöördub spetsialistide poole kontrollimaks midagi või usub siis selle toimepanija väiteid ja jääb selle juurde. Ja ütleb, et see on mingisugune lapse jutt, et seda nüüd ei maksa ka tõsiselt võtta ja kogu lugu, jah? Põhimõtteliselt küll ja kolmas variant on ka see, et olukorras, kus politsei on siis juba menetluse alustanud, asutakse ikkagi mehe poole ja öeldakse, et ma ei usu last. Kuni selleni välja, et on olnud ka olukordasid, kus siis palutakse nii-öelda laps ära võtta peres selleks, et mees saaks jätkata peres elamist. Väga sellised kurvad ja karmid lood, et minu arvamus on, et oma lapsi peaks ikkagi kaitsma iga lapsi. Kui sageli seda ette tuleb, et ikkagi nagu kuidagi seda lapse juttu esialgu ei taheta uskuda, öeldakse, et see on mingisugune lapse fantaasia, nüüd lähme eluga edasi ja ei öelda isegi mitte politseile või ütleme lastekaitseametnikule, psühholoogile, et natukenegi uurida, et mis seal taustal võib olla, sest tõepoolest võibki olla fantaasia, ega seda ei saa välistada. Jumal teab, kust tulnud fantaasia, aga kontrollida ju võiks. Siin me hakkame nüüd natukene oletama selles mõttes, et kui nad jõuavad juba politseini, siis mingid sammud kuskilt on toimunud. Miks me teame ka sellest, et näiteks võib-olla ema on olnud teadlik, ongi just nimelt see, et keegi hoopis sugulastest või sõbrannadest ja sõpradest räägib, ja siis saame teada, et tegelikult oli sellel teemal näiteks lapsevanemaga jutt juba aasta tagasi või 2. Aga kui me räägimegi, et tegemist on väga varjatud kuriteovormiga, siis me peame möönma seda, et keegi võib ju teada.
aga mingil põhjusel ta meile või lastekaitsetöötajatele või meil on olemas lastemaja, kes tegeleb seksuaalselt väärkohetud laste nii-öelda abistamisega, ei jõua see info, ehk siis keegi on kuskil stopi peale pannud, ehk siis tegelikult meil ühiskonnas seda teadmist, kaasa arvatud ma arvan, lapsevanematel on küll ja küll lihtsalt kas ei usuta või ei pöörduta, et on ka need lood, kus öeldakse, et see on pere asi, peresisene asi ja ma ei tahtnud, et meie pere laguneb näiteks, kuigi veel kord väärkoheldakse last pere sees, et siin pere on juba lagunenud sisuliselt. Andres, sa tahtsid täiendada? Ma tahtsin võib-olla öelda oma sellise praktika nagu ajaloost, et oma selleks tähelepanu, ütleme praktilise arvamuse, et kui me räägime igasugustest kuritegudest, mis on perekonna sees, kas on lihtsalt lähisuhte vägivald, no lihtsalt öelda, lihtsalt vägivallateod, peksmised, või siis on see vaimne vägivald, või on ka seksuaalvägivald, siis olen mina tähele pannud ja Reimo võib siis vastu vaielda või kinnitada, on see, et need inimesed, kes selliseid tegusid sooritavad, ütleme lähisuhtes, ütleme lähedastega, need on kohutavalt head manipulaatorid. Nad manipuleerivad kannatanutega, nad manipuleerivad näiteks selle sama pereemaga, isegi ma mäletan ühte kaasust 90-ndas, kus lihtsalt pereema sellepärast ei tahtnud isegi tunnistada seda, et ta teadis, et tema mees siis kasuisana kasutab ära nooremat nõrgamõistlikku tüdrukut, see sellepärast, et see sama mees manipuleeris teda eitama. Miks? Sest muidu ta kaotab toitja kodus. Et teda pannakse kinni, siis on see perekond on vaesunud tänaval ja see manipulatsiooni moment ja oskus nendel inimestel, sest nad räägivad tegelikult ka oma need seksuaalkuritegude ohvrid tihtipeale manipuleerides sisse, on palju kõrgemad kui keskmisel tavapärasel meil, ma ei tea, tänaval toimuva kuriteo osas. Reimo Raivet, te mainisite vist ka ise eelmises Eesti Päevalehe antud intervjuus, et on olnud juhtumeid, kus ema on öelnud isale, et mine seksi tütrega. No mismoodi uurijana inimesena sellist asja üldse vastu võtta on? See meie töö on kõige lihtsam vastus, aga ei, loomulikult on need ebameeldivad hetked, kus sa saad aru, et ühelt poolt on olemas siis peres väärkohtleja ja teiselt poolt on siis olemas teine lapsevanem, kes siis põhimõtteliselt nagu möönab ja on sellega igati nõus, et need ongi väga kurvad lood ja see on meie töö osa. Kas see on kõige karmim ja keerulisem töölõik politseis, mis üldse ette võib tulla või kuidas? Teil on päris pikk politsei karjäär selja taga ja võite nii-öelda võrrelda ja hinnata nüüd? Ma arvan, et on. Just nimelt sellepärast, et iga seksuaalvägivalla ohver tõenäoliselt, keegi saab veidi paremini, keegi saab veidi halvemini sellega hakkama, aga ta kannab seda elu lõpuni endaga kaasas. Et ma arvan, et on ja kui me räägime lastest, siis lapsed, ma eeldan, et enamuses inimestest tekitavad vajadust lapsi kaitsta ja kui sa nüüd kuuled, et on keegi inimene lapsele väga jõhkralt liiga teinud, siis tahes või tahtmata see mõjutab, aga teisest küljest jällegi, kui me suudame neid kuritegusid ära hoida või neid kuriteod lõpetada, siis ilmselt ka see kasu potentsiaalne, et keegi ei satu ohvriks, on väga suur. Kui te selle ameti omal ajal vastu võtsite, kas te teadsite, kui karmide asjadega tegeleda tuleb, et kui räige see maailm tegelikult on? Aus vastus, ei teadnud. Selles mõttes, et filmid on filmid, raamatud on raamatud, aga ei teadnud. Teile kuulub vist tsitaat, et elu on palju õudsam ja räigem, kui ükski krimikirjanik ja filmilooja on võimeline välja mõtlema. Ja nii tõesti ongi, jah? Jah, ma arvan, et kahjuks nii ongi. Samas, eks siin on jällegi sama küsimus, et kui siin midagi emotsionaalselt puudutab, siis sa võib-olla tunnedki, et see asi ongi õudsam, aga see elu ongi väga-väga karm asi lõpuks. No öeldakse, et igaks tööks on oluline ettevalmistus ja keskendumine ja nagu kuidas öelda, tunnetada, et mis on sinu roll ja mis on sinu ülesanne. No kuivõrd keeruline selles töös on mõista seda, et mis on sinu töö, mis on sinu roll ja millised emotsioonid tuleb unustada pikaks ajaks?
ma arvan, et töö iseloomu mõttes on väga kerge aru saada sellest, et sa kaitsed lapsi. See on, ma arvan, et väga tänuväärne ja ääretult vajalik töö, nii et selles mõttes on asi võib-olla omamoodi lihtne. Mis puutub emotsioonide ka toime tulemisse, siis eks jällegi sa teed oma tööd. Sa pead mingil määral distantseeruma, kui Andres siin ennem ütles ja ennem rääkisime, siis ega ikka seesama asi, et kui sa ei saa sellega hakkama, siis sa ei sobigi või ei olegi nagu õige see. Ma ütlen, kas see peab olema mingisugune esimene väga raske juhtum, mille pealt öelda, et ma ei ole suuteline näiteks? Mis on näiteks, Andres, kuidas sa arvad? Mille pealt seda tunnetust üldse kätte saada? Sest üks asi on lugeda materjale, kuulata teisi, vaadata kõrvalt ja nii edasi, aga teine asi on ikkagi olla vastamisi päris juhtumiga, päris ohvritega, päris kannatanutega ja sa pead seal lahendama. Ja nüüd pead olema inimene, kes on võimeline ka ütlema, et kahjuks ma ei ole enam suuteline. Ma lihtsalt on väga lihtsa näite, lihtsalt muidugi ei ole siin midagi, aga 91. pooles, kui meil on normaalselt politseiharidust veel sellist välja kujunenud, kõik oli natuke libadi-lobadi ja palju inimesed tuli tööle ka nii otse tänavalt, siis ikka väga tihti pidi välja praakima neid inimesi ja otselt ütlema, et enamus said ise ka sellest arvad. Peale 1 või 2 väljasõitu näiteks mõnele mõrvasündmuskohale, kui see inimene enamus aega veetis seal kõrval põõsas, ütleme, seepärast oli paha füüsiliselt ja ta ei suutnud pärast üldse kontsentreeruda oma tööle, siis lihtsam on kiirem inimesele tõttu öelda, see juhtus päris palju aastatega, muidugi me ei taha öelda, et inimesed kivinevad, aga inimesed võtavad, kõige tähtsam on see, et nad suudavad seda võtta kui tööd, seda posttraumaatilist kompleksi, nagu me loeme siin, kus sõjast tuleb midagi, et selle vältimiseks peab olema lihtsalt professionaal. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisemuk. Meiega on samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivallakuritegudest. Stuudiokülaliseks on pikki aastaid Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet. Reimo Raivet, kui palju jääb mõni konkreetne juhtum uurijate mällu, ma ei tea, kas siis piltide või helidena kummitama ja kas teil mõni konkreetne juhtum kummitab näiteks siiani? Kummitama ei tohi jääda, selles mõttes, et see on üks esimene ohumärk, et võib halvasti minna iseendaga. Selles mõttes, et meeles on ju palju ja mitmeid juhtumeid, aga kui ta jääb kummitama ja minul isiklikult ei ole jäänud ükski juhtum kummitama, siis ilmselt on juba halvasti. Aga kui see asi on nii-öelda aktiivses faasis, menetlusfaasis, siis see case kui selline võib nüüd küll kummitada, sellega ma olen nõus. Et see nii-öelda ööd ja päevad elad sellega, et ta viia kuhugi ikkagi resultaadina, et selles mõttes. No sa ikkagi mõtled, ei saa ju 4:30, vähemalt mina siis ei ole osanud 4:30 nagu lülitada välja, öelda, et nüüd on niimoodi, et sa mõtled selle kaasuse peale, mõtled selle peale, mida siit on puudu, mida siin on veel vaja, kuidas seda teha õigesti, mis tõendid on puudu, pead mõtlema ka selle peale, kas meil on õige kahtlusalune üldse mingitel hetkedel. Kõik need asjad tuleb nagu läbi mõelda ja sellel hetkel on ta kindlasti, ma usun, kõigi uurijate peas suuremal või vähemal määral. Ma küsin pisut teistmoodi siis, et kas te oskate tuua näite, kus mingi uurimine või sellega seotud kogemus muudab teid inimesena, lapsevanemana, uurijana, et võt, üks juhtum on teid inimesena teid muutnud, teinud teistsuguse inimese, pannud teist asjadele teistmoodi vaatama? Konkreetset juhtumit ma kindlasti välja tuua ei oska. On olnud erinevaid sündmusi töö jooksul, mis on mõjutanud, aga konkreetselt ei. Ma usun, et ma olen saanud ja suutnud igast asjast niimoodi lahti lasta, et minna edasi. Aga üldjoontest kindlasti mõjutab nii mind kui kõiki minu kolleege, et kui sa tead, kui
kui kerged on tulema õnnetused, kus laps näiteks hukub või saab eluaegseid vigastusi, siis see paneb ju elu hapruse üle väga tõsiselt mõtlema. Lahti tuleb ikkagi osata last. Andres, tahtsid täiendada? Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma nõustun 100% Reimoga, et kui sa mingi üks kaasus sind niimoodi mõjutab, et sa hakkad nagu ära keerama ja kannab sind kaasa selle lõpuni, see on märk, et sa oled midagi väga valesti teinud ja sa pead tõesti mingit ravi saama, aga mida tuleb alati rõhutada, et kui sa oled teinud oma politseitööd elus, politseitöö on selline uurijatöö, on väga loominguline töö kusjuures. Et mingil määral sa oled kunstnik, kes peabki loominguliselt mõtlema hommikust õhtuni, mida sa oled tegemata jätnud veel, et see taiesesse üks element siia juurde tuua, tõendi näol, eks. Kust seda leida? See võib teinekord tõesti tulla kell 2-3 öösel, lihtsalt und ei ole, mõtled selle kaasuse peal, oot, aga miks ma seda ei ole proovinud? Äkki ma oleks pidanud rääkima selle inimesega, äkki oleks midagi seda teinud. Aga üks üldine asi, mis ma arvan, tuleb sellisele professionaalse politseinikule eluks ajaks kaasa, üleüldine selline keskmise maailma tajumine positiivselt, nagu öeldakse, luues sinna lisaturvalisust. Näiteks minul on elus peale seda, kui ma olen politseist juba aastat 10 rohkem eemal, näiteks ma olen suhelnud politseiga, teinud ka selle 112 väljakutse, kui ma olen näinud näiteks kell 2 öösel tänaval ringi luusivat last. Enda juurde muidugi ma teda ei võta, välistan politseile, et see ei ole normaalne, et see laps siin öösel jalutab. Ja olen ka näiteks seda teinud omal ajal, et kui ma veel ülikoolis õppisin ja sõitsime kolleegidega Tallinna-Tartu vahet politseinikana, siis kui me nägime hääletajaid, me võtsime neid peale kui politseinikud, et nad turvaliselt koju jõuaksid. Mitte see, et tuleb meie järgi, tuleb nagu misenaarim ja tuleb mingisugune, vabandust, palun raadiokuulajad, mingi natukene pervertne epakas ja võtab ta peale. Aga see oli nagu inside huumor, aga iseenesest, et see inimene jõuaks turvaliselt koju. Et see turvalisus peale mõtlemine ümbritsevas pildis loob natukene lisaväärtust ja võib-olla loob ka turvalisema olukorra naabritele ja inimestele, kes su lähedal elavad. Turvalisusest rääkides võib-olla natukene sellise teise nurga alt. Turvalisus tähendab ka näiteks usaldust ja on ju selge, et lapsed armastavad oma vanemaid piiritult ja jäägitult ja sageli ka siis, kui nende vanemad on võib-olla olnud väärkohtlejad. Mismoodi te uurijatena sellises olukorras sellise turvalise keskkonna loote ja lapse usalduse saavutate? Jällegi, kõik hakkab pihta ju sellest uurijast, kes selle lapsega vestlema hakkab, et meil on väga head ja professionaalsed uurijad, mul on väga hea meel, et ma olen saanud selliste inimestega tuttavaks ja koos tööd teha. Aga kindlasti on ka keskkonnas küsimus, ehk siis kui me räägime 11 aastat tagasi, olid politseimajades, olid sellised laste ülekuulamistoad, mis oli tohutu hüppe edasi võrreldes siis, kui Andres räägib 90-ndates, kus laps toodi politseimajja ja politseimajad, ma võin ka öelda, ei olnud üldse sellised, nagu nad praegu on, vaid olid ikkagi külmad ja pimedad ja kambrilaadsed, vaata, et mõned ülekuulamistoad. Tšehhi lõbustuspargid vanasti need õudud. Jah, täpselt, et laps juba ehmatas ära, kui ta tuli, et siis esimene samm tõesti oli laste ülekuulamistoad, kus oli juba lapsesõbralikum kogu see keskkond, värviline, toolid, kõik muu. Aga nüüd ju järgmine samm ikkagi oli see, kus tulid lastemajad, kus on juba rohkem ruume, kus kõik ongi kujundatud lapsesõbralikult, alates sellest hetkest, kui laps sisuliselt sisse läheb, sest politseimajad vähese tahtmata on ikkagi veidi konservatiivsem ja ei ole mõeldud nüüd lapsesõbralikuks vastuvõtuks, et iseenesest väga palju või enamus meie ülekuulamistest tänapäeval toimuvad juba just nimelt lastemajades selleks, et laps oleks tema jaoks sõbralikus keskkonnas ja teiseks ka, et need spetsialistid, kes siis temaga nagu edasi tegelema hakkavad, saaksid juba oma esmased hinnangud anda, sest ühelt poolt on, ma olen nõus, politsei peab kinni püüdma päti, ütleme see nii, aga teiselt poolt selle kurjategija tabamine, tema süüdimõistmine ei tähenda seda, et nüüd on töö tehtud. On olemas veel teine pool, kannatanu, see laps ja temaga tuleb ka nüüd tööd teha.
ja selles mõttes on väga tänuväärne, et meie riik on edasi arenenud ja seda last ei jäeta nüüd nii-öelda selle võrku, et näed, saime kätte ja ongi kõik, riik on oma töö teinud. Ei, selle lapsega ollakse valmis tegelema võib-olla aastaid ja võib-olla ta vajabki seda aastaid ja aastaid siis sellist abi. Muide, me oleme rääkinud nüüd päris palju seksuaalkuritegudest. Kuidagi on me saade sinnapoole kaldu läinud, aga kui sageli nüüd tänapäeval tuleb ette, et last justkui karistatakse räige peksuga, nii et see teema jõuab teie lauale. Kas seda tuleb ette? Kas me oleme ühiskonnana kuidagi selles mõttes ka arenenud, et enam see niisugust väga räiget peksmist või üleüldse peksmist lapse õpetamisel ette ei tule? Või kuidas sellega on? Siin peab võib-olla rääkima sellest, et juba umbes 10 aastat meie konkreetne üksus on tegelenud ainult nende kõige raskemate peksujuhtumitega või raputatud lastega, ehk siis me räägime, et meieni jõuavad need juhtumid, kus laps on ühel või teisel viisil saanud siis eluaegset invaliidsus, mingisugust karistuse, aga nii palju, kui ma tean, siis sellist lastepeksu kahjuks on jätkuvalt ja ta toimub. Aga kas see jõuab ka teieni? Kas ta jõuab politseini või ta jääb sageli ikka sinna korterisse või majja nii-öelda omavahele? Minu arvamus ja uskumus on selles ikkagi, et peresisesed asjad jõuavad väga vähesed ja ärme räägi siin lastepeksust, räägime naistepeksust, ka meestepeksust, miks mitte vägistamistest, peresisesed asjad jõuavad... Vanavanemate peksust, mis on tegelikult... Ka vanemate peksust loomulikult, jah. Et need jõuavad politseini, ma ütlen, et need jõuavad harva, neid juhtumeid on palju. Politsei iga päev siin aeg-ajalt ka statistika näidatakse, eriti pühade ajal näiteks, kui palju on neid kordi, kus siis politsei sõidab välja ühel või teisel väljakutsel. Aga ma arvan, et suur osa sellisest vägivallast ei jõua politseinis. Ja siin oleme me ikka jätkuvalt veel nii-öelda idabloki riik ja mitte arenenud lääneriik. Et riik jääb pükste pealt maha ikka. No, eks me ühiskonnana areneme, et me oleme teinud minu arvates tohutu hüppe võrreldes 30 aasta taguse ajaga või veidi kauem kui 30 aasta tagusega. Aga jaa, kindlasti on meil sellel teemal areneda ja eks üks asi ju, mis ideaalis võiks toimuda, on ikkagi see, et selline vägivald üksteise suhtes, kui selline nii-öelda ei toimugi, sest ma olen ka kuskil kindlasti öelnud ja julgen ka siin öelda, et ma ei tea, et ükski laps sünniks siia maailma halvana, ühiskond on see, kes sellest lapsest, kes on sündinud siia teadmisega, et ta armastatakse, ta hoitakse, ta kaitstakse, teeb inimesi, kes on valmis siis teisele inimesele ühel või teisel viisil nii-öelda halba tegema, peksma teda mingil muul moel väärkohtlema. Ja paraku on tõsiasi ka vist see, et vägivald sünnitab uut vägivalda, veel hullemat vägivalda. Jaa, ma arvan, et see on õige, et mida vägivaldsem see keskkond on, seda rohkem inimene ja laps õpib siis ennast läbi vägivalla väljendama. Andres? Ja, ma tahan lisada see, kuna ma olen ka poliitikuna pidanud palju lähisuhte vägivallaga tegelema ja neid seaduse muudatusi Eesti õigusruum tooma, siis siin on 2 asja. Tegelikult meil, ma julgen öelda, et see latentsus lähisuhte vägivalla puhul ja see puudutab ka seksuaalvägivalda, kahjuks jääb sinna kuskil headel päevadel 20% juurde, mis tegelikult sinna politseisse ainult jõuabki. See on uuringute pinnalt tehtud. Kusjuures tahan ka seda rõhutada, et ei maksa olla ka nii sinisilmne, et see on ainult meie mineviku taak. Lähisuhte vägivald on kahjuks ka päris tõsine ja levinud varjatud kuritegu meie põhjanaabritel. Nii et see on üks asi, aga kindlasti tuleb ka seda, nagu veel, mis pärast lähisuhte vägivald öeldakse, see on perekonna sisene, tihtipeale see konservatiivsed, nagu öeldakse, sellised lähenemised, siis mina olen alati nendele inimestele proovinud auditooriumites välja tuua ühe asja. Et tegelikult see vägivald, kui näiteks kõrval perekonnas, sinu kõrval majas või koolis, kus sa tead, see vägivald toimub, eks, omavahel lähedaste inimeste vahel, siis varem või hiljem see sama laps näiteks, kes näeb seda, kas oma vanemate peksmist omavahel, viib selle kommunikatsioonivahendi ühiskonda laiemalt. Nii et kokkuvõttes selle lapse, kes ka on suureks kasvanud, kes saab aru, et see on kommunikatsioon, mis toob ka tasu, see toob ka täitsa suvalist, enam mitte selle lähisuhtesse puuduvate inimeste kannatanuks osutamise.
Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt ning tänases saates räägime peaasjalikult naiste ja laste vastu suunatud rasketest vägivallakuritegudest, samuti seksuaalkuritegudest. Ja stuudiokülaliseks on pikki aastaid Politsei- ja Piirivalveameti seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupi tööd juhtinud Reimo Raivet. Reimo, kui palju te oma töös olete kohanud juhtumeid, kus räigeid väiteid ja süüdistusi kasutatakse küünilisel kombel relvana vanemate omavahelises hooldusõiguse vaidluses näiteks? Ja kahjuks tuleb seda ette iga aasta. Iga aasta näeme me seda, et kuskil keegi tuleb ja räägib siis ja pakub meile ka võib-olla video või audiomaterjali. Need on kurvad lood selles mõttes, et ühelt poolt on üks pere katki läinud, teiselt poolt on siis mindud nii vaenulikult laiali, et kõik vahendid on aktsepteeritavad. Ja sageli unustatakse see laps seal vahel. Tõenäoliselt unustataksegi ja see, kui palju see laps saab nüüd viga sellega, et teda kaasatakse ja kistakse igale poole kuni selleni välja, et ta siis räägib lugusid oma väärkohtlemisest. Teda tihti küsitletakse kordi ja kümneid kordi, kuni lõpuks siis saadakse see saatuslik video või audiomaterjal, aga see on tegelikult ju ka väga räige lapse väärkohtlemine selle vanema poolt, kes siis sellist ülestunnistust nii-öelda tahab saada ja kõik eesmärgiga siis teisele lapsevanemale koht kätte näidata. Ma peangi üle küsima, et kas tõesti te olete näinud selliseid olukordi, kus lapsele on justkui sisendatud väärkohtlemise mälupilt, mida tegelikult ei olnudki? Seda on keeruline omamoodi tõendada, sest meie põhimõte on olnud alati selles, et kui laps räägib midagi, siis sa pead sellele reageerima, sa ei saa kõrvale jätta. Isegi kui sa tead, et seal on vaidlus lapse hooldusõigust üle, sa ei saa sellele reageerima, et sa pead seda võtma kui konkreetset seksuaalset väärkohtlemise juhtumit. Nüüd ongi need samad, mida me siin päris alguses rääkisime nüüd, kuidas need tõendid siis lõpuks sobituvad, mis need tõendid on, kuidas nad on saadud ja sealt pinnalt võid sa siis mingitel hetkedel aru saada, et see motiiv võib olla siis selles, et käib hooldusõiguse vaidlus ja tahetakse teisele osapoolele sõna otseses mõttes koht kätte näidata, aga selle läbi veel kord tehakse tegelikult lapsele väga tugevalt liiga. Andres, kuidas sa loed näiteks meediast lugusi, kust just nimelt mingisugune säärane sündmus on toimunud, midagi vaieldakse ja esitatakse tõendeid ja eriti räigeid mingisuguseid väited üksteise aadressil ja sa näed, et kõik see käib lapse nimel, aga see laps on jäetud sinna vahele, kogu selle räiguse vahele? Ma ei pea selleks meediat lugema, nagu te siin iga saate alguses ütlete ju, või lõpus, täna ei öelnud, aga vahest ütlete, et kes oma teadmisi viib ellu tänasel päeval ka praksiselus, minu tänava praksises ma olen kokku puutunud selliste kaasustega, oma kaasusest ma muidugi räägi, aga see, mis me siin praegu, millest me rääkis, millest Reimo rääkis, kus proovitakse ära kasutada, teine pool otsib kaitset erinevatelt meetoditelt ja mul on siin olnud ka politseiga koostööd, nii et ma tahan öelda, et see ei ole midagi uudset mulle ja kahjuks see on suuresti selline asi, mis on meile, ma arvan, tundub vähemalt. See on üks selline asi, mida näiteks 90-ndatel meil eriti ei teatud ega tuntud. Aga see on lääne ruumist nagu see peale tulnud on õpitud seda, et väga palju on võimalik saada selliste manipulatsioonide just, kuna me ise rõhutame igapäevaselt meedias, poliitilisel tasemel, mis on väga õige, et laps on number 1, lapse huvisid ja õigusid peab kaitsma, siis selle, nagu öeldakse, vale kaitse all luuakse siis tihti peale ka õigusorganitele ka selline manipulatiivne pilt, millega saavutada siis tegelikult, mina nimetaks seda lausa mitte mingil määral selleks ühe vanema selleks korruptiivseks tegevuseks oma lapse suhtes. Ma vahetan teemat ja manipulatsiooni juurest päris kuritegude juurde tulles, siis väga palju on ikkagi ette heidetud, et
seksuaalkurjategijate karistused on kuidagi liiga leebed ja Reimo, kui me viimati teiega ühe teise intervjuu tarbeks kohtusime, siis tuli meil põgusalt juttu ühest vangis olevast seksuaalkurjategijast, kes just soovis siis enne tähtaega vabaks saada ja ma mäletan, et te isegi nagu imestasite, et näe, mõni on ikka vangis veel ka. Kuidas teile tundub, kas need karistused on liiga leebed? Mulle küll tundub, et see küsimus on rohkem Andresele kui mulle, aga jah, ilmselt kust poolt vaadata on ju, et on riike, kus nad on märkimisväärselt karmimad, on riike, kus meie karistused on täiesti sarnased. Jah, ma arvan, et mingitel juhtudel puht inimesena ütlen, et minu õiglustunne saab riivatud, kui mingisuguse räige teo eest lõpuks siis saab tingimisi karistus ja ongi kõik, aga see on seaduslooja tahe ja millised karistused siis on täpselt ette nähtud, aga praegu nad sellised on. Andres, ütle kommentaari. Jaa, ma ütlen kommentaari, kuna Raimo mulle viskas teatud pulgaks, siis mina võin praegu ikkagi rohkem lubada endale kui tegevpolitseinik kindlasti. Aga mis ma tahan öelda on see, et üks asi on, mis mind teeb murelikuks, isegi mitte niivõrd see, et meil kas karistused on liiga väikesed või on nad liiga humaansed. Mul teeb muret see, et teatud kuritegude puhul, millel on ühiskonnas suurem oht mõjutada meie järgmiste põlvkondade elu või üldse inimeste elukäiku, inimesed ei kanna karistust lõpuni. Karistused lühendatakse kokkuleppemenetluses väga-väga kõvasti. Mina arvan, siin on ebaõiglus palju, siin on ka riigisüsteemi natukene selline, ma ei ütle laiskus, aga kokkuhoid, see kokkuleppe menetlus proovitakse iga poolt välja pigistada ja üks väga oluline asi, mida ma veel kord praegu pelgan kõige rohkem, see, mis Justiitsministeeriumis väljatöötamisel vähemalt mingi seaduseelnõu või kavatsus selles mõttes, et nüüd automaatselt hakata vabastama kõiki peaaegu sisult poole pealt. Jällegi me jõuame minu sellise lemmikteema juurde, kas mitte selleks, et meie vanglakohtasid välja rentida meie sõpradele. Ma pean lõpetuseks siiski üle küsima, Reimo Raivet, kuidas te isiklikult ikkagi olete suutnud nende aastate jooksul ennast hoida nii, et see töö ei sööks teid inimesena seest ära? Väga filosoofiline, aga küllap olete mõelnud selle peale. Ma arvan, et ju ma siis olen suutnud keskenduda sellele, et see töö on vajalik, nende inimeste tabamine ja kohtu alla andmine on vajalik ja keskendunud eelkõige sellele, mis tähendusega see töö minu jaoks on olnud ja võib-olla tõesti siis suutnud oma selliseid emotsioone hoida eemal sellest tegevust, sest tõesti emotsioonidega ei saa neid kuritegusid avastada, neid tuleb kaine peaga nii-öelda teha. Kas nüüd, kui te olete hiljuti ameti maha pannud, olete juba ennast distantseerinud nendest teemadest? Ja ikka. See oli ju eesmärk ja mõte, et olen üritanud ja saanud ka nende teemade peale mitte mõelda. Ma ei tea, kes on teie järglane, aga kas te olete talle öelnud, et päris elu paraku on jubedam, kui ükski kirjanik ja filmilooja on suuteline välja mõtlema? Ja ma usun, et ta teab seda sellepärast, et ka tema tuleb siis sellest meie enda grupi seest, nii et ma usun, et ta on selle töö pahupoolega tuttav, nüüd ta saab ka mingit muud nurki võib-olla näha, et aga jah. Kiirelt siia saate lõppu, mis teie kogemusega edasi saab, mis te oma kogemusega peale hakkate, kus te seda jagama hakkate, jääte te politseisse edasi? Ja ma jään politseisse ja eks on võimalik nii väljaõppega tegeleda kui kindlasti ka nende kaasustega ühel või teisel viisil ikkagi seotud olla. Reimo Raivet, me täname, et puhkuse ajal leidsite aega Krimiraadiosse tulla. Täname loomulikult kõiki kuulajaid, sellega on meie saade tänaseks ka läbi saanud. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meiega ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni. Krimiraadio.